Väga hea, me oleme siis valmis. Kell on nüüd siis 11. Kindlasti mõni meist veel alles tuleb, otsib linki. Kes veel ei ole registreeritud, lingi saab kas meilist üles otsida või siis saab ka Facebooki kaudu vaadata seda meie tänast webinari. Et võib ka täitsa Facebookis vaadata ja kõik, kes te kommenteerite midagi, siis hea meelega vaatame, mis te kirjutate. Me näeme kõiki teie kommentaare siis nii nende omasid, kes siin StreamYardi kaudu vaatavad, kui ka Facebooki oma tookseb meie siia just ühte kohta kokku, nii et me näeme, et saame vastata jooksvalt. Täna siis räägime sellest, mismoodi Facebooki kaudu kontakti koguda ja meil on täna kaks siin. Mina olen Viivika Smile'ist ja teisel pool mind on siis Stella Smile'ist. Stella on Smile'is meie Facebooki ja Instagrami ja TikToki haldur. Ehk siis tema teeb kogu seda magicut ja imetrikke, mis meil sealtpoolt näha on. Ehk siis haldub kogu meie sotsiaalmeediat. Ja sellepärast tema ongi täna siin, et tema siis näitab just nimelt seda Facebooki poolt, mismoodi Facebookis kontakti koguda ning mina siis näitan Smile'i poolt teile. Lisainfoks veel juurde, et me proovime jooksvalt vaadata küsimusi, vastata neile, aga kui läheb nagu väga paljud küsimusi tuleb, siis me võtame lõpust seda aja ja vastame kõikidele järjepidevalt ja korraga. Et me proovime mitte üle tunni aja ise rääkida, ehk siis kes on omale poolist tundi planeerinud, siis teadke, et lõpus pool tundi olemegi planeerinud küsimustele ja vastustele. Nii et küsige julgelt, võite ka juba praegu kohe hakata siia kirjutama, kui soovite. Ja Liisa-Vita küsib, et millises Facebooki grupist meil otseülekanded toimuvad. Meil Stella kohe kommenteerib vahele. Me paneme, see on alati olema Smile'i enda Facebooki lehel, siis meiliturunduse grupis, virtuaalassistentide grupis, internetiturunduse grupis. Et need on need grupid, kuhu me edasi jagame, aga Smile'i enda Facebookis on ka alati üleval. Et sealt võib ka tegelikult täitsa vaadata. Just. Ja kes siis osalevad täna esimest korda, siis tegelikult meil on tulemas 3 webinari veel, üks on juba möödas. Ja kui te ei ole veel esimesel käinud, vaatan esimest korda, siis jah, 3 tükki veel tulemas. Pange ennast kirja, siis te saate ka StreamYardi kaudu vaadata ja saate ka pärast siis kohe selle webinari lindistuse omale meili peale, aga näevad ka siis kõik üle seda lindistust hiljem, see läheb meil YouTube ülesse. Ehk siis Smile'i YouTube'i kanalist jääb selle lindistuse pärast hiljem ülesse. Ja tulemus on meil 3 koolitust. Täna räägime Facebookist, aga pärast seda me räägime sellest, mismoodi RSS-vooga saada meilide põhjade koostamine palju lihtsamaks. Kellel on siis võimalik oma veebipoest või blogist välja võtta RSS-voogu, siis sellega saab niimoodi ülilihtsalt paari nupuvöötusega tooted ja kirjapidi sisse tõmmata, mis on hästi äge ja lihtne võimalus. Kes seda veel pole kasutanud, kes ei tea, et see võimalik on, soovitan vaatama tulla. Siis me räägime, kuidas kontakte ilusti segmenteerida, et see on alati olnud teema, mis on hästi palju küsimusi tekitanud ja seda me siis proovime veel kord uuesti üle vaadata, et oleks ka see teema jällegi kaetud. Ja viimase temaatikana räägime ka sellest, kuidas siis autentimine käib, siis kuidas siis neid toredaid SPF-i, DKIM ja D-mark kirjeid lisada Smile'i omasid. Miks see vajalikud on, mida nad teevad üldse kõigest. Et kõik selle asja räägime siis kenasti ära. Ja Stella pani siia alla ka lingi, ehk siis Bitti Smile'i koolitus, sealt kaudu saab siis järgmiste webinaride ennast kirja panna. Nii, sissejuhatus on meil tehtud ja läheme siis tänase teema juurde. Ehk siis räägime sellest, mismoodi siis Facebookist kontakti koguda ja miks see üldse vajalik on. Me algul natukene siin Stellaga arutame selle üle, mismoodi see tehtud on, mismoodi mõni klient seda teinud on. Ja siis me läheme ka praktiliselt kätte ära. Ehk siis mina näitan teile Smile'i näitel, kuidas sellist maandumistehte teha ja sinna külge panna automaatset kirjasaatmise automaatikat. Ja samuti siis näitame, mismoodi igasuguseid erinevaid varjatud välja siis kõige panna. Ehk siis koguda kontaktidelt andmeid, mida sa nende käest küsida ei taha, aga mida tegelikult juba tead. Ja Stella siis näitab selle poole ära, mismoodi Facebookis kogu selle asja ülessättimine käib. Et me näitame täna ära seda, mismoodi jagada seda Smile'i landing page'i nii oma lehele, kui ka sellest teha reklaami. Mõlemad asja näitame ette. Nii,
Miks see siis on niisugune huvitav teema, et tegelikult meie siin Smile'i poole pealt oleme päris pikalt rääkinud sellest, et kontaktide kogumine on tegelikult sellist keeruline teema. Meil kõigil on hästi raske alati oma meililisti suurendada, sellepärast et inimesed väga harva lähevad sul kodulehele seda nupukest otsima, kus kohast saaks meililistiga liituda. Ja seetõttu tegelikult on muid efektiivseid võimalusi veel olemas. Ja üks väga-väga efektiivne võimalus oma meililisti suurendamiseks ongi siis läbi Facebooki kontaktikorje. Ja mitte see on Facebooki, vaid samamoodi sama asja võib teha ka LinkedInis, võib teha seda Instagramis, TikTokis, ma ei tea, kas saab, Stella kindlasti kommenteerib seda juurde, kas saab. Selles mõttes, et sinna, kui oma lingi paned, siis ikka saab. Et ma arvan, et selle pluss ongi see, et tegelikult seda saab panna internetis, selle maandumislehte saab jagada igale poole. Ja kui seal on piisavalt, sa annad piisavalt hea asja vastu meili ees, siis kindlasti tuleb ka neid kontakte sinna üsna lihtsalt isegi, võib öelda. Just, täpselt. Ja tegelikult ongi suht laiast laestus 2 võimalust, mismoodi niisugust kontaktikorjet teha. Variant 1 on siis selline, kui sul on juba olemas oma Facebooki jälgijad, kes sul on Facebookis oma see leht olemas, ja sul on seal juba paarsada, paar tuhat, paarkümmend tuhat jälgijat, kelle kui palju on, siis hästi-hästi mõistlik olekski kõik need jälgijad proovida teha ka oma meililisti klientideks. Miks? Sellepärast, et siin just vist kuu 2 tagasi oli juhus, kui Meta oli maas, keegi oma Facebookis reklaami üles panna ei saanud ja oma lehe kaudu midagi turundada ei saanud, aga meilid töötasid. Ehk siis jällegi see on niisugune hea vahend, mismoodi jõuda teiste inimesteni ka. Samamoodi, kui sul on Facebooki leht olemas, siis ega Facebooki algoritm on selles mõttes, et üpris nutikas ja kaval, et ega ta tegelikult väga ei taha, et sa niisama ilma rahata saaksid kõikidele oma lehe jälgijatele jagada enda informatsiooni, mis tõttu ongi jällegi hästi hea see Facebooki list kokku koguda oma meililistiks ja läbi meili saata inimestele informatsiooni, mida sa tahad neile saata, sest et meil jõuab alati kohale ja see on nii-öelda vähem tasuline kanal, sest et Facebookis, kui sa tahad oma lehe postitust kõikidele nähtavaks teha, sa pead seda boostima või muud moodi reklaamima ja see muud moodi lihtsalt hästi ei levi. Ja sellepärast ongi siis esimene variant on lihtsalt proovida kõik need Facebooki kontaktid, kes sul on, proovi nendest meiliaadresid kätte saada ning teha neist meililisti lugejad. Ja teine võimalus on siis see, et sa saad ka Facebooki kaudu tegelikult koguda kokku omale uusi kliente. Ehk siis neid kontakte, kes veel võib-olla isegi sinu brändi veel ei tunne, nad ei tea, kes sa oled ja sa ei taha neile kohe võib-olla müüki teha. Sellepärast, et ikkagi nagu me teame, siis müügipsühholoogias inimestel on vaja 5-7 kokkupuutepunkti sinu brändiga, enne kui klient on valmis ostu sooritama. Ja selleks, et see ostu sooritamine tuleks siis kiiremini, siis hästi hea variant ongi teha natukene leebemat lähenemist, ehk siis kasutada kas müügimagneteid, liidimagneteid, näiteks pakkuda kliendile mingisugust kasulikku informatsiooni, mingit tasuta webinari, võib-olla mingit tootenäidist ja seda siis reklaamida ja öeldagi kliendile, et kui sa nüüd selle tootenäidise või selle mingisuguse raamatu omale alla laed, siis palun anna mulle selle meiliaadress ja pärast saada siis selle materjali kliendile vastu ja samaaegselt siis sul tegelikult olemas kliendi meiliaadress, kuhu sa saad aeg-ajalt niimoodi natukese kaupa hakata saatma uuesti kliendile mingisuguse informatsiooni juurde. Ehk tutvustada oma brändi, rääkida, mis see on, miks see ellu on loodud ja nii edasi. Ehk siis teha ka nii-öelda müüki külmadele klientidele, kes veel sinu kaudu, kes sind veel ei tunne. Nemad on samamoodi Facebookist kättesaadavad sinu jaoks. Ja mõlemat asja näitame täna ette ka, küll natukene lihtsamalt, ehk siis kogu seda asja nagu üks pulgi ette ei näita sulle just nagu selle Smile'i maandumislehe poole pealt. Ma näitan lihtsamat versiooni ja räägin juurde, mismoodi Smile saab siis asju juurde panna. Ja Stella siis näitab kõik edasi Facebooki poole pealt ära. Stella, kas sa tahad veel lisada midagi sellele jutule juurde? Ma arvan, et sa rääkisid päris hästi kõik ära, et ma arvan, et kui me lähme selle praktika poole, siis inimesed saavad täpsemalt näha ja saab küsida ka juurde, et kui mingi asi jääb arusaamatuks. Aga põhiline ongi jah see, et Smile'is siis teha valmis maandumisleht, et see on Smile'i puhul hästi hea, mida kõik meili need pakkujad tegelikult ei pakugi. Et saad nagu maandumislehe teha otse Smile'is, et saad nagu otse seal neid kontakte koguda. Et see on nagu hästi mugavaks ära tehtud. Ja seda võimalust kindlasti tasub kasutada, kui on meililist olemas.
et isegi kui valmis teha, et on sul olemas, vähemalt keegi küsib, saad alati nagu jagada. Ja on näha, et kui on nagu hea seal mingi pakkumine ka veel juures, et on mingi loosimine või saad mingi sooduskoodi kas või anda, siis tegelikult need toimivad nagu Facebookis väga hästi ja inimesed liituvadki. Ja tavaliselt need inimesed, kes liituvad, nad nagu reaalselt tahavad saada, mis sa pakud neile, et neid sinu teenus ka päriselt huvitab, et nad lihtsalt ei ole suvalised meiliaadressid sinu listis. Aga ma usun, et nüüd võibki siis Viivika alustada, et kõigepealt Viivika näitab ette maandumislehe poole ja me näitame selle ette niimoodi, nagu me päriselt teeksime. Et kõigepealt näitab Viivika ära kõik, kuidas Smiley pool teha ja siis pärast näitan mina Facebooki pool. Sest et tavapäraselt me teeksime ka niimoodi, et kõigepealt teeme selle maandumislehe seal valmis ja alles siis me saame seda ju päriselt hakata jagama kuskil internetis või Facebookis. Just. Ma nüüd lõpuks jagan oma ekraani, ehk siis kui küsimusi on, kirjutage chatidesse vahetpeale kumba, kas siis Facebooki või siis StreamYardi ja siis saame vahele ka võtta küsimusi ja hakkame asja näitama ette. Esmalt teen ma niimoodi, et ma näitan teile mõnda näidist. Ehk siis mul on siin paar pilti. Stella, kas su pilti just on näha? Jah. Väga hea. Ehk siis siin on paar näidist, mismoodi ja meie enda paar klienti teinud seda, kes Facebookis kontaktikorjat. Ehk siis hästi oluline ongi see, et sa mitte Facebooki kaudu ei proovi lihtsalt koguda kontakti kokku ja öelda inimesele, kes sul kontaktis on, et palun tule liitu uudiskirjaga, sest see töötab ka, aga see töötab seda hästi palju vähem. Aga palju paremini töötab see, kui sa jagad mingisugust maandumislehte, kus on ka mingi pakkumine juures, nagu Stella ennem ka mainis. Ehk siis näiteks siin Kärheril nad loosisid välja tekstiilipesuri kõikide nende vahel, kes liitusid uudiskirjaga ja ka teistel siis kahel pakkuja, nii Sabal kui Bluminil loositi mingisugust auhinda välja. Ja kõikidel 3 juhul need 3 brändi kõik said üle 1000 kliendi omale niimoodi uudiskirja liitujaks juurde. Et küll oli kõikidel ka juba ennem paar tuhat jälgijat Facebookis olemas, aga nad said meililisti juurde kuni paar tuhat klienti omale. See on ülihea tulemus, sest et kodulehe kaudu sihukest tulemust poleks mitte kunagi kätte saanud. Ja oluline siis ongi just see, et pakkumine oleks juures. Nii, ja kui me siis lähed siit edasi Smiley'sse, siis esmalt kõige esimese asjana, selleks, et me saaks sihukest pakkumist teha, on meil vaja teha valmis maandumisleht. Ja mul siin hetkel on olemas üks Smiley liitumisvorm, mis on ülimalt lihtne. Ja see liitumisvorm tegelikult, siin hetkel pole ka pakkumist sees, aga annakski sihukese hea võimaluse teile ka kaasa rääkida. Et kuna ma valisin sihukese hästi lihtsa vormi, mille pealt hakata asja vaatama, siis kirjutage siia chati mulle need juurde, mida te tahaksite siin maandumislehel veel näha selleks, et te ise oleksite nõus uudiskirjaga liituma. Mis on veel mingisugused head nii-öelda tõmbenumbrid, millega klienti meelitada uudiskirjaga liituma. Sest olgem ausalt, see hetkel, see leht, mis ma olen valinud näitamiseks teile, on ülimalt lihtne. Siin on põhimõtteliselt ainult lihtsalt teksti natukene ja siis liitumisvorm juures ja väike pildikene. Aga mis võiks olla veel mõni hea asi, mis kutsuks teid uudiskirjaga liituma? Kirjutage mulle ja varsti vaatame, mida te kirjutanud olete. Ja senikaua siis vaatame, mis siin maandumislehel olemas on nii-öelda selle tõmbenumbrina. Et siin tõmbenumbrina siin lihtsalt on ära seletatud see, et mis siis saab, kui sa liitud. Ehk siis mis on see informatsioon, mida sa hakkad saama Smiley käest pärast seda, kui sa oled liitunud uudiskirjaga. Ja nagu siin näha on, siis me jagame erinevaid nippe, kutsume sind üritustele ja ürituste järelvaatamise linke jagame sulle ning samuti anname teada, kui on tulemas mõni koolitus või kui meie tarkvaras Smiley's on toimunud mõni uuendus, mida siis oleks teil mõistlik ja hea teada, ehk siis millega saab Smiley't paremini kasutada. Kindlasti saaks siia veel panna hästi palju muid toredaid nipikesi veel juurde, nii et läheme siis korraks vaatame teie kommentaare ka ja siis hakkame edasi tegema.
Nii info, mis on kirjas, kui sooduskoodid, just täpselt. Sooduskoodid on ülihea asi, kui sul on veebipood olemas, siis sooduskood sellest, et sa liitud uudiskirjaga, töötab mega hästi. Et seda näidist on hea kasutada kas või, ma ei tea, kui me vaatame Reserved'i või H&M-i, et nendel igal pool on see, et kui sa liitud uudiskirjaga, sa saad oma 10% sooduskoodi ning siis kohe inimene tegelikult on ka valmis kiiresti minema ostma seda, mida sa siis tahad, et ostma läheks. Et sooduskood töötab tõesti väga hästi. Küll aga mainin ka siia juurde ära, et ärge sooduskoode liiga palju ka jagage. Et jah, et ühe korral uudiskirjaga liitumise eest jagada, seda on väga tore, väga mõistlik. Aga kui te ei taha oma brändi teha väga odavaks, siis iga asja sooduskoodi päris välja pakkuda pole ka mõtet. Aga see asi töötab iseenesest väga hästi. Nii, siis on Margit toonud väga hea näite, et lisada mingisugust informatsiooni, mida sa saad enne avalikustamist teada. Ehk siis, et kui sa liitud meililistiga, siis sinuni jõuab mingi informatsioon varem kui teistele. Ja see on jällegist väga kasutatav asi. Eestis ma olen seda küll pigem vähem näinud, aga võin kinnitada, et nii USA-s kui UK-s oleme näinud seda asja hästi palju just community'de, siis sihukeste kogukondade ehitamisel. Ehk siis, kui sul on mingisugune oma kogukond, kes fännab sind, sinu tooteid, sinu brändi, siis nende jaoks on hästi hea teha sihukest pakkumist, et liitu minu uudiskirjaga, et saada enne teisi teada mingeid häid pakkumisi või saad osaleda mingites erinevates töötubades näiteks. Et ma tean, et üks moebränd, ma nime ei mäleta, aga üks moebränd UK-s tegi sellist asja, et ta kutsus kõik oma VIP-kliendid tehasesse vaatama, mismoodi kõige uuem kollektsioon välja näeb. Ja seda siis pakuti ainult nendele inimestele, kes on päriselt VIP-kliendid meiliturunduse kaudu. Keegi teine seda pakkumist ei saanud. Ehk siis täiesti nagu ideaalne põhjus, miks meililistiga liituda. Siis Ingrid pakub välja, et ilusat visuaali võiks näha olla, mingi kasulikku informatsiooni, kas siis tasuta raamat või allahindlus. Kõik see töötab väga hästi, et just täpselt nii võiks olla. Ja ilus visuaal ning kui te teete seda maandumislehte koos pakkumisega, siis räägin seda varsti veel uuesti üle, aga põhimõtteliselt kui selle visuaali peale kindlasti peaks ka selle pakkumise kirja panema. Ja selle koha pealt Ingridi kommentaar, et ilus visuaal peaks olema, see on ülikorrektne, ülihea ja ülivajalik. Siis Elisaveta kirjutab, et tema tahaks teada seda, mida tema tulevikus saab, vaid tahaks midagi teada, mida ta kohe kätte saab. Ehk siis kliendi jaoks on oluline ka see, et mitte see, et ma tulevikus hakkan saama mingisugust kasulikku informatsiooni, vaid ka see, et ma kohe praegu saan midagi. Jällegist Elisavetal väga hea nipp, ehk siis kliendid ei oota seda, et nad tulevikus midagi saavad, vaid tahavad kohe midagi saada. Jätke see meelde, ülihea nipp. Ja Claire toob välja, et oluline pilku püüdev visuaalne lahendus, korrektne keelekasutus, sooduspakkumine või mingi muu materjal, mida saab kohe alla laadida. Siin jällegist, mis teistest eristub, on korrektne keelekasutus. Jällegist väga õige. Muidugi tegijal juhtub, et olen ka ma ise teinud kirjavigasid sisse ja selle vältimiseks on siis alati hästi mõistlik kõik need maandumislehed ja kirjad lasta kellegi veel üle lugeda. Et kirjavigasid ja muid keelelisi vigu enda tekstis paremini märgata. Ja see tõesti on oluline. Et isiklikult, kuigi ma teen ka vigasid ja kõik teeme vigasid, siis olgem ausad, et kui ma lähen vaatama kellegi maandumislehte ja leian sealt ikka väga suure trükivea, siis ma ikka mõtlen, kas ma ikka tahan selle listiga liituda või mitte. Nii et väga head kommentaarid, aitäh teile, ülitore. Ma toon ühe nipi veel. See on selle keelekasutuse kohta, et see on kindlasti väga õige, aga täna teeb väga lihtsaks asja see, et on olemas ChatGPT ja seal on üks GPT, mille nimi on Eesti automaattoimetaja. Ja see teeb nagu, ta on väga hästi, vaatab keeleliselt kõik üle, lihtsalt paned sinna sisse. Et soovitan seda kõigil kasutada, sest et siis vähemalt tead, et sul on kõik keeleliselt korrektne ja näeb ilus välja lihtsa vaevaga. Just. Mina ise olen seda Philosophi kasutanud, aga see on selline, mis kõiki vigu leiata ja pead trükivead ja mitte ka alati ülesse. Nii et kasutage kõike käes olevat materjale. Ja lähme siis edasi praktilise poolega. Võtan oma akna uuesti ette ja vaatame uuesti, mismoodi see maandumislehe tegemine välja näeb.
maandumislehti me siis teeme Smile'is maandumislehtede all ja uus maandumisleht, selle nupu alt saab hakata uut maandumislehte tegema. Siia vajutades on tegelikult hästi palju näidiseid ees olemas, et ei pea üldse siis hakkama nullist välja mõtlema, siin on olemas näidised siis nii suurtemate temaatikate kohta, lihtsate vormide kohta või siin all on ka tegelikult veebiseminaride, ürituste, kutsete näited. Ja kõiki neid võib hästi julgelt kasutusele võtta. Ja enne kui siis hakata valima, millisest asja kasutama hakata, siis esimene samm olekski see, et mõelge läbi see, et mille jaoks seda maandumislehte kasutama hakata. Et kui te nüüd teete täiesti tavalise uudiskirjaga liitumise, mida ma siin hetkel tagasi Smile'i kohta näitasin, kus ei ole mingit väga suurt pakkumist peal, siis on täiesti mõistlik võttagi siit see tavaline liitumisvorm kasutusele ja selle peale hakata ehitama enda liitumisvormi. Kui te nüüd aga tahate teha niisugust natukene reklaamilikumat lehte, pikemat inimest veenda, et miks ta peaks siin uudiskirjaga liituma, mis on need plussid ja mis hakkab tulevikus saama, mis on see kohe praegu kätte saada efekte ja nii edasi, siis siin allpool on niisuguseid pikemaid lehti, kus on kujundust ees olemas, kuhu saab hästi palju pikemalt kirjutada lahti ka seda siis, miks midagi peaks tegema. Samuti, kui te nüüd hakkate tegema hoopiski neid lead magneti ehk siis kontaktimagneti maandumislehti ehk nii-öelda külma kontakti otsima läbi Facebooki omale, siis pigem kasutada just seda alumist versiooni ehk mingisugust pikemat lehte, sest et kujutage ette, et te kutsute need oma uudiskirjaga liituma kontakti, kes siis mitte midagi varem pole kuulnud, sest tema tahab rohkem veenmist saada ja temal on vaja kirjutada pikemat teksti, pikemalt lahti kirjutada, miks ta peab liituma, mis on see konkreetne präänik, mis ta selle asja eest kohe praegu kätte saab. Ta kindlasti tahab saada ka teada seda, mis saab pärast seda, kui ta liitunud on, ehk siis hästi palju just välismaa poole pealt ma olen näinud seda, kuidas maandumislehtedele kirjutatakse välja just see, et mis kiirus hakkab pärast seda saama. Ehk siis, kui sa lubadki kliendile, et ma hakkan sulle pärast seda 2 korda kuus saatma uudiskirja oma teenustest, siis sa peadki seda lubadust hoidma, kui sa maandumislehe välja lubad talle. Kui sa lubad kliendile välja, et pärast selle uudiskirjaga liitumist ma saan sulle 5 kasulikku materjali igaüks erineva kirjaga ja siis sa peadki talle 5 kirja saatma ja seda lubadust pead sa hoidma. Ja mida rohkem inimene teab ette, mis hakkab pärast juhtuma, seda parem on, sest et seda rohkem ta tekib sinu vastu usaldus ja siis tal see hirmu teadmatuse ees on palju-palju vähem. Ehk mida rohkem sa seleta tahti, seda parem on. Nüüd võtame ette selle olemasoleva lehe, mida me just hetk tagasi näitasime ja vaatame, mis detailid siin olemas on. See konkreetne leht on tehtud hästi lihtsalt, ehk siis siin on meil pilt, natukene teksti ja alla on vorm pandud, ehk siis tegelikult meil on tehtud niisugune maandumisleht, kus on asi on ehitatud plokkidena ülesse, võtame niisuguse 2 plokisid, nihutame siin, et pilt oleks siis natukene kitsam ala peal, sisu muu ala peal ja sisuplokkidest on siis sisse tõmmatud siis pildiplokk, siis on siin tekst ehk pealkiri, veel teine tekst ehk sisu ja all on vorm. Ehk sisuliselt sellise asja pealt ehitasime üles sellise maandumislehe. Ja kui sa sisu õigesti ära täidad siia, paned siia vormingud külge, nii nagu sa tahad, siis sa saadki kätte niisuguse maandumislehe, mis siin all olemas on. Jällegist, sa võid seda teha palju-palju keerulisemalt, palju raskemalt, aga see siin on siis niisugune hästi lihtne lahendus. Ja disainiks, kui sa nüüd disaini oled valmis teinud, siis kindlasti vaata, et oleks olemas ja kindlasti vaata, et oleks maandumislehel olemas pilt. Siin see pilt hetkel on natukene piklik pilt, mis Facebookis väga-väga hästi ei kuvandu. Ehk siis, kui sul on võimalus teha Facebooki jaoks natukene teistmoodi seda maandumislehte, siis ma pigem soovitaksin teha sellist maandumislehte, kus sul on lihtsalt üleval niisugune lai plokk, kuhu sa oled pannud ühe pildi sisse. Võtame siit pildi. Ja paneme siia sisse näiteks sellise pildi. Ja kui sa paned niisuguse täislaia pildi siia, siis tegelikult see kuvandub Facebookis paremini. Stella võib siia kohe ka vahele kommenteerida, mis oli see Facebooki ideaalne pildimõõt.
nii, või siis kirjutab see hiljem juurde selle. Ühesõnaga pilt ja meil siin ongi selle maandumislehe peal see pilt tegelikult, kui me hakkame Facebookis seda jagama, siis see pilt, esimene pilt, mis maandumislehel on see pilt, mis läheb ka Facebooki jagamisel ülesse. Ehk siis see võiks kindlasti olla pilt, kus on oluline informatsioon peal olemas. Selles mõttes on nagu selle staadi pilt on natukene parem. Ehk siis sul on siin kirjas mingi pakkumine peal, mingisugune muu informatsioon, mis on hästi-hästi vajalik ja selle kaudu siis see on see pilt, mida siis Facebook hakkab kuvama hiljem. Ja see pilt selles mõttes võiks ikkagi olla pigem niisugune ruudu ristkülliku, laiupidi ristkülliku mõõtu. Ja Stella varsti siis paneb kommentaaridesse ka selle, mis see ideaalne Facebooki pildi mõõtu olemas on. Ma korra räägin siin kohe ka ära, miks see on oluline. Jah, palun. Pärast ma saan näidata ka seda, et siis saab paremini aru, et see mõõt on muidu 1200 × 630 pikslit ja see on sellepärast, et kui sa paned Facebooki lingi, siis see pilt tulebki nii suur, et kui sa paned ruudukujulise pildi sinna, siis ta nagu teeb seda pilti väiksemaks ja sul võib mingi info ära kaduda. Et kui sa teed reklaami, siis muidugi sa saad tegelikult panna sinna ise oma pildi, mis tahad, oma lingi, aga et see näeks Facebookis näiteks sinu seinal ilus välja, siis on see mõõt seal hästi oluline. Just, muidu lõikab serva kuskilt mingit pidi lühemaks sul. Just. Ja siis paned selle teksti juurde, lisaks juurde hästi palju informatsiooni, mis sa tahad panna ja nüüd siin see lõpus olev vorm on samuti maandumislehe väga-väga oluline detail. Ja vormi kaudu me saame teha igasuguseid erinevaid asju. Me oleme siin varem koolitusena näidanud, mis siin kõike teha saab, aga kui sa nüüd hakkad just tegema niisugust kodulehe või Facebookis liitumisvormi, siis on teatavad asjad, mis sa kindlasti tegema peaksid siin. Esiteks, nagu ikka, kui meil on vorm, siis vormile me tavaliselt paneme külge nii-öelda aitählehe. Ehk siis kui inimene vormi ära täidab, ehk vajutab siia liituudiskirja nupu peale, siis pärast seda peaks talle kuvatama mingisugust lehte, mis ütleb talle aitäh, sinu liitumine õnnestus. Ja selleks me lisame vormile lisa uus väli nupu kaudu niisuguse asja nagu hidden field ehk varjatud välja. Ja selle varjatud välja ma ei tea, kas see tehtud on siin, on tehtud niimoodi, et see on varjatud väli, mille nimetus on success URL. See peab olema samasugune ja siia välja väärtusesse, siia alla peate panema selle maandumislehe või siis mingisuguse lehe, mis siis kuvatakse inimesele pärast seda nupu vajutamist. Siia lingiks võite panna, kas näiteks teete veel ühe maandumislehes mailis valmis, kus te kuvate, et aitäh, sinu liitumine õnnestus, või te võite ka suunata inimese tagasi oma kodulehele. Miks see kodulehele tagasi suunamine hea on sellepärast, et kui te nüüd tahate hakata mingit moodi trackima seda, kes siis ikkagi liitus uudiskirjaga, see Facebooki tahate piksi tagasi saata, siis Facebooki järgimine töötab läbi teie kodulehe paremini kui läbi Smile'i, ehk siis võiks siia selle maandumislehe panna mingisuguse teie enda kodulehel oleva lehekülje, siis see süsteem töötab paremini. Siis teine asi, mida me tavaliselt lisame maandumislehele ja sellele vormile, on automaatika. Ehk siis kui me nüüd teeme inimestele niisugust maandumislehte, kutsume uudiskirjaga liituma, siis me tavaliselt tahame neile kohe pärast vormi täitmist saata mingisuguse kirja. Miks see on oluline? Kohe pärast liitumiskirja saatmine on väga-väga oluline just sellepärast, et kohe pärast liitumist on inimene kõige tõenäolisemalt ootamas su kirja ja ka klikkimas su kirja. Ehk siis inimene eeldab, et nii kui ta selle vormi ära täidab, siis ta kohe ka saab midagi postkasti, sest enamik brände teevad niimoodi niisugust asja. Ja ka sina peaksid seda asja tegema. Ehk kui inimene avaldab sulle soovi, et ma soovin liituda sinu uudiskirjaga, siis ta vajutab selle nuppu siit ära ning ta saabki kohe postkasti omale kirja, mille siis kinnitatakse üle, et jah, tema liitumine on ilusti toiminud ning väga-väga hea on siin esimesse kirja panna ka mingisugust lisanuanssi juurde.
kõik need asjad, mida te panite maandumislehele enne kirja, ehk meie lubaduse, mida te kliendile lubate. Ja kõik näiteks see on väga-väga hea kliendile sinna ka esimesse kirja panna. Näiteks kui te lubasite, et ma hakkan edaspidi kirjutama 2 korda kuus, saad ma sulle mingit uudiskirja, siis pane ka selle sinna kirja sisse kirja. Ehk siis inimene teaks, et okei, et ma olen kirjas ning mind ootab edaspidi ees 2 korda kuus sinu käest saadav uudiskiri. Kui sa lubasid maandumislehel, et sa annad kliendile mingisuguse kasuliku informatsiooni lingi, näiteks kus sa tahad talle saata mingisuguse YouTube'i lingi, kus on mingisugune tasuta webinar üles pandud, siis kindlasti pane sinna kirja sisse ka see YouTube'i link. Ja see esimene kiri siis võiks minna välja hästi-hästi esimesel võimalusel kohe pärast seda, kui inimene uudiskirjaga liitus, sest et ta ootab seda sel ajal ning kui siis esimene kiri jõuabki inimesele postkasti kohe pärast liitumist, siis ta teeb selle lahti ja klikib sellele ning see parandab ka hästi palju sinu saate reputatsiooni. Ehk siis seda terminit või näidikut, mis ütleb näiteks Gmailile või Yahoo'le ära selle, kas sa oled hea saatja. Ja selline automaatika on siis selline hea saatja märgi saamiseks väga-väga mõistlik ja hea asi ära teha. Ja kuidas me seda automaatikat lisame siia, on niimoodi, et me paneme siia jällegist selle vormi külge järjekordse hidden field'i, ehk siis uuesti valime siit selle hidden field. Ja hidden field'i me lisame niimoodi, et me paneme siia välja nimetuseks automation ID, peab olema alati samasugune. Silt võite panna, mis te tahate siia ning väärtuse saame me automaatikast, mida ma teile hiljem näitan, kus me selle numbri saame. Ja see number siis on siis see asi, mis ütleb meie süsteemile Smile'is ära, millist automaatikat selle konkreetse vormi puhul käivitada. Mida me siia vormile paneme veel külge, on veel hidden field'e. Näiteks siin konkreetsel juhul me oleme pannud siukse hidden field'i, mille nimeks on newsletter from Facebook. Miks me oleme siukse nimetuse pannud siia? Sellepärast, et me tahame eraldi välja vaadata hiljem seda, et millised kontaktid meil liitusid millise liitumisvormi kaudu. Ja kui me nüüd hakkame näiteks tegema kampaaniat nii Facebookis kui Instagramis kui LinkedInis, siis me tegelikult tahame näha, milline kontakt tuli meil läbi Facebooki ja milline tuli läbi Instagrami. Ning seda me ei pea mitte inimesega siis küsima, vaid me saame seda teha läbi selle, et me lisame need hidden field'e ehk siis nii-öelda mõne teise süsteemi mõistes tag'e enda kontaktide külge. Ja me teeme siis seda niimoodi, et me paneme välja väärtuseks näiteks uudiskiri ja liituja Facebookist. Minu siin on newsletter from Facebook, veel sildi panen samasuguse ja väärtuse panen yes. Ja mida siis see konkreetne väli nüüd teeb? See teeb seda, et kõik need inimesed, kes liituvad konkreetselt selle vormi kaudu, ehk siis Facebookis jagatava vormi kaudu, nendele pannakse Smile'is külge, et nemad on liitunud Facebooki kaudu. Ehk siis neil tekib selline parameeter külge nimega newsletter from Facebook ja tema väljaväärtus on yes. Ja läbi selle väljaväärtuse me saame neid kliente hiljem segmenteerida. Ehk siis me saame teada, kes selle vormi kaudu liitusid. Kui me nüüd tahame näiteks teha teise maandumislehe, et üks meil on siis Facebooki maandumisleht ja teine me teeme LinkedIni jaoks, siis ma teen sellest maandumislehest koopia. Ja ma ei muuda siin maandumislehel mitte midagi muud ära, kui ainult selle, et siin vormi küljes ma vahetan ära selle, et mitte pole newsletter from Facebook, vaid panen newsletter from LinkedIn. Ja kui ma nüüd seda vormi jagan, siis talle tekib eraldi URL sellele vormile. Ja kui ma seda vormi nüüd jagan, siis see jagamise URL on teistsugune ja ma LinkedInis jagan seda maandumislehte ja Instagramis jagan teist maandumislehte. Vabandust, Facebookis jagan teist maandumislehte. Ehk siis kuna ma jagan välimuselt sama lehte, aga siiski tegelikult sisult erinevat lehte erinevas sotsiaalmeedias, siis tänu sellele ma saan ka ära märgistada selle, kes millise maandumisvormi kaudu mul liitus uudiskirjaga. Ehk siis sellepärast on nüüd see sama vormi külge pandav valjatud väli hästi-hästi oluline, et me saame läbi selle külge panna erinevaid parameetreid klientidele.
Mida võiks veel külge panna, on, kui sul on mitmekeelne koduleht, mitmekeelne uudiskirjaga liitumine, siis hästi-hästi tihti väga-väga hea on külge panna ka inimestele keel. Ehk siis mis keelse vormi kaudu kontakt sinu uudiskirjaga liitus. Ja siit samamoodi me lihtsalt lisame uue välja, valime uuesti hidden field, välja niimoodi oleks hästi mõistlik on panna keel, ehk siis on kas keel või siis language, kui sul ingliskeelne koduleht on, ja väärtuseks eestikeelse vaatamislehe puhul paned siis näiteks est. Kui oleks ingliskeelne koduleht või ingliskeelne maandumisleht, siis ma paneksin siia näiteks English eng. Aga hetke paneme siia est. Nii, kirja parandame ka ära. Lisaväli. Ja nüüd on niimoodi, et kõik need kontaktid, kes selle välja kaudu liituvad, nendele läheb ka külge eesti keel meie süsteemis. Nii, kui sa nüüd tahad kontakti küsida midagi veel peale postiaadressi ja nime, siis ka neid väliselt saab siia juurde panna. Näiteks sa tahad küsida kontakti käest, et kas sulle meeldivad rohkem koerad või kassid. Ka seda saab teha. Ja siis jällegi saab välja siia juurde panna. Saab siit valida näiteks checkbox välja. Ehk siis checkbox on see väli, mis annab inimesele linnukestega võimaluse vastata erinevatele küsimustele. Ja näiteks kui me paneme siia välja nimetuseks lemmikloom, sildi paneme ka samasuguse, sildi paneme teistsuguse, sildiks paneme, et millised loomad sulle meeldivad või milline loom su kodus on, paneme niimoodi. Ja valikutele paneme siis koer, kass, papagoi, sisalik. Siis mis nüüd juhtub selle välja lisamisega on see, et siia tekib meile siis juurde veel üks küsimus, mille inimene peaks vastama ja saab siis checkmarkida ära, linnukese teha nendele ette, mis loomad tal kodus olemas on. Selle sama checkmargi välja kaudu saame panna juurde ka seda uudiskirjaga liitumise linnukest. Ehk kui sul on vaja salvestada ära seda, kas inimene on nõus uudiskirjaga liituma või mitte, siis samamoodi valime checkmargi välja. Paneme siia näiteks GDPR nimetuse väljale ja sildiks paneme, et olen nõus saama uudiskirja. Ehk siis välja silt on see silt, mida klient näeb vormis, et siia tuleb panna see tekst ja valiku paneme jah ja paneme seda kohustuslik väljaks. Ja nüüd meil on olemas siin selline kohustuslik väli, et inimene peab olema nõus saama uudiskirja, ta paneb siia jahile linnukese ette ning alles siis saab ta liituda uudiskirjaga. Ehk siis seda vormi saab hästi palju täiendada. Ma uuendame nüüd selle maandumislehe ära ja kui ma seda jagama hakkan, siis ta tulebki meil selline ja seda lehte me jagame siis ka hiljem Facebooki. Ehk siis teeme ka läbi testliitumise. Et näha, mismoodi me töötab maandumislehele lisatud aitäh väli. Paneme, et mul on kodus kass ja ma olen nõus saama uudiskirja. Ning kui võttes siia liitu uudiskirjaga nupule, siis mul tuleb ette selline varasemalt valmistatud maandumisleht, mida ma olin selle vormiga ära sidunud. Nii, siis meil oli veel see asi, et me tahtsime saada kliendile ka kohe mingisuguse kirjapõhja. Stella, kas vahepeal küsimusi ka tekkinud? Praegu siin tuligi just. Nii, tahad sa mul ette lugeda selle? Jaa. Kas saaks ka juurde panna valiku näiteks, mille kohta ta hiljem uudiskirja saada soovib? Näiteks soovin uudiseid tortide kookide kohta, soovin uudiseid ainult karastusjookide kohta ja nii edasi. Just, täpselt. See sama asi, mis ma siin panin selle, milline loom su kodus on, me võimegi selle asemele panna, et millistel teemadel soovid saada edaspidi uudiskirja, ehk siis kaardistada ära inimeste huvid ja paned siia siis oma tordid ja muud asjad ja see info talletub siis Malli andmebaasi ära. Seda ma ka kohe näitan sulle, mismoodi see salvestub. Ehk siis sa saad teha listid vastavalt sellele valmis, kes mida siit valis. Ja siis üks kommentaar tuli ka veel selle sama kohta, et kui küsida kohustusliku vastusena, kas oled nõus ja siis läks jahile, peaks lisama ka ei. Ilmselt, muidu tal pole valikut.
Jah, selles mõttes küll jah, et kui sa, aga samas, kui sa nüüd inimene paned siia ei juurde, siis arvesta sellega, et see, kes valib sul siit alt ei, siis talle ta kirju saata ei tohi hiljem. Ehk siis sa pead need listi kuidagi valmis tegema omale. GDPR-i koha pealt sul põhimõtteliselt su kliendil on võimalus, et sa võid seda küsimusi küsida, aga tegelikult kuna hetkel siin meil ongi uudiskirjaga liitumise foorum, siis inimene tegelikult juba niikuinii liitub uudiskirjaga, kui sa pead see ei ka veel juurde, siis nagu tegelikult on vastuoluline asi, et ühtepidi justkui nagu paluda liidu uudiskirjaga ja teistpidi ütled, et ära siis liitu. Ehk siis see nagu mõttekäik, mõelge läbi, siin minu hetkel on selles mõttes natukene halb näide, aga kui te oma päris asja teete, siis mõelge läbi, et kas teil on vaja seda küsimust siin küsida juurde. Kui on, siis küsige see juurde ära, sest et see on kõige mõistlikum koht, kus seda nõusolekut küsida. Ja näiteks, kui te teetegi neid liitmagneteid, siis seal peaks küsima sugustesse juurde, et kas inimene on nõus, et pidi saama sinu käest kirjasid. Kui sa teed uudiskirjaga liitumisvormi, siis ta on niisugune piiripeale teema, et mõnikord öeldakse, et on vaja, mõnikord öeldakse, et ei ole vaja küsida seda küsimust juurde. Nii, kiri ehk siis kirjapõhi. Me tahtsime kontaktile kohe saata ka uudiskirja välja ja meil siin on valmis tehtud niisugune hästi lihtne kiri hetkel. Ehk me kinnitame kliendile üle, et tema uudiskirjaga liitumine õnnestus ning me saadame talle siin ka niisuguse lingi alt ühe väikese raamatukese uudis sellest, et missuguseid erinevaid nimetusi ja nimesid ja terminoloogiat kasutatakse meediaturunduses. Ja me kirjutame siin ka välja, et mis on siis see, mis klient ees ootab ja kui ta soovib, siis ta võib ka kohe tulla kontot tegema omale. Ehk siis sign up nupp siin all viib klienti tegema Smilisse kontot. Selline kiri on siis meie poolt valmis tehtud. Te võite need kirjasid teha siia mitu tükk kirja valmis, aga see kirjapõhi või see kirja peate tegema kõigepealt valmis ja alles siis saate minna tegema automaatikat. Ehk siis kõigepealt kirjapõhja valmis ja siis järgmine samm on tulla siia automaatikatesse ja teha automaatika. Automaatika te teete hästi lihtsalt, lisate uue automaatika, valite siit toonalgusest peale, valite päästikuks vormi postituse ja siit plussi alt saada sõnum. Ning siis lisate siia nagu iga kampaania puhulgi, et mis on see pealkiri, mis siis klient hakkab saama, nii kui ta vormi ära täidab. Näiteks, et ootasime sind juba ammu. Postiaadressiks panete selle meiliaadressi, kelle nime, mille pealt see kiri hakkab välja minema. Ja saatja nimi panete siis enda soovitud nime, mis siis kuvatakse postkastis. Ning siin kirjapõhja alt valite selle kirjapõhja, mida te just valmis olete teinud. Ja panete automaatikale ka nime ning loote automaatika. Nüüd see automaatika tekib teil siia nimekirja. Siis te peate ka selle automaatika käivitama. Kui see käivitusnuppu ei vajuta, siis see automaatika kirju välja saatma ei hakka. Kui me ta nüüd käivitame ja uuesti siia peale klikime, siis tekib siia üles number. Ja see number on siis see number, mida on vaja sinna vormi sisse kirjutada. Ehk siis 1694 on see number, mis hakkab käivitama seda automaatikat, et inimene hakkaks saama kohe pärast vormi täitmist sinu käest kirja. Kohe paneme selle õigeks ka, aga seda automaatikat te võite teha ka pikemaks. Ehk siis minu hetkel on siin üks kiri, aga kui vajutate muuda nuppu, siis plussi alt te saate ka teha seda automaatikat pikemaks. Panete siia vahele ajalise viite, et näiteks, et järgmine kiri läheb välja 3 päeva pärast ja seejärel plussi alt valite siis järgmise kirja saada sõnum ja panete järgmise kirja siia jadasse juurde. Ehk siis niimoodi saate seda jada hästi palju pikemaks teha just nii, nagu teil enda parasjagu vaja on. Nii, uuendame ära 1694, oli meil siis number. Ehk siis me läheme siia maandumistehele tagasi, teeme selle maandumistehe uuesti lahti ja klikime vormi peale ning siin automaatika numbri paneme siis 1694, uuendame välja ära. Ja nüüd see automaatika hakkab saama õiget kirja välja pärast seda, kui see inimene on siis liitumise teinud. Ja viimane asi, mida ma näitan ära enne, kui Stella asja üle võtab,
on siis see, et kontaktide alt me saame need kontaktid kõik üles otsida. Ehk siis kuna me tegime filtri Facebooki liitujatest, siis me otsime nüüd siit üles selle sama väljanimetuse, mida me selle vormile külge panime. Ehk siis ta oli meil, issa ma ei mäleta, mis ta oli enam. Newsletter from Facebook. See oli see väljanimetus, mida me panime sellele vormile külge, ehk siis vaadatud väljana. Ja panime, et see välivõrdus, yes vist, eks ole? Jep, nii. Ehk siis niimoodi me saame kokku koguda need kontaktid, kes just selle vormi kaudu liitusid. Ja kuna ma tegin ühe vormi liitumise läbi, siis salvestamegi ära ja me näeme, et meil tekib siia selline kontakti nimekiri nagu Facebooki liitujad, kus on siis minu nimi juba kirjas, kuna ma selle testliitumise tegin läbi. Kui ma nüüd tahan otsida üles näiteks need kontaktid, kes mul panid huviks, et tahavad neist saada mul kasside kohta uudiskirja, siis ma otsin siit üles sellise filtri nimetuse nagu lemmikloom kass. Kuna me panime selle välja nimeks lemmikloom ja selle valiku nimeks kass, siis ta tekib siia lemmikloom kassina. Ja paneme siia 1. Ja siia tekivad nüüd kõik inimesed, kes on valinud kuskilt mingisuguste vormide kaudu, et nende lemmikloomaks on kassid ja nemad tahavad saada kasside uudiskirjasid. Ja siin on samamoodi siis minu meiliadress olemas. Ehk siis niimoodi saate ka filtreid teha. Kui te tahate veel täpsemaks minna, siis filtrid saab teha niimoodi, et te panete 2 tingimust korraga siia. Ehk siis Facebooki liituja ja kassi uudiskiri. Ja ma panen see 2 filtrit, ehk siis 1 filter oli meil siin newsletter from Facebook ja see on võrdne yes. Ja lisaks teise tingimusena peab sellel inimesel olema lemmikloom kass, on võrdne 1 ja siia peaks tekkima ka veel 1 kontakt, salvestame ära ja siia filtrisse nüüd siis tulen uuesti mina, sest et ma tegin liitumise läbi ja siin filtrisse tulevad ainult need kontaktid, kes on siis selle konkreetse maandumislehe kaudu siin uudiskirjaga liitunud ning valinud sealt, et nemad tahavad saada kassi uudiskirjasid. Et nemad tulevad siia filtrisse. Ehk siis läbi nende varjatud väljade tehtud erinevate valikute, üldse vormis tehtud valikute, sa saad tegelikult tulla hiljem Smileysse ja kontakte segmenteerida just nii, nagu see parasjagu vaja on. Ja selle kohta ilmselt tuleb küsimusi juurde, küsige hiljem juurde, hästi palju kui tahate. Ma vahepeal annan sõna Stellale, kes näitab, mismoodi kogu seda maandumislehte Facebookis hiljem saab hakata jagama. Nii et Stella, palun, anna sulle sõna. Ja, kas sa muidu saad mulle selle maandumislehe lingiga panna? Ma teeksin niimoodi, et ma näitan, kuidas see nagu päriselt, et kui me nüüd teeme Smileys valmis, siis kuidas see hakkab siis välja nägema Facebookis? Just, siis saab ka veel soovi korra mõne läbi teha. Ma panen sulle selle Slacki. Nii, ma korra tõstan asju ümber. Nii kaua siin tuli küsimus ka, et kui on double opt-in muidu kodulehel olemas, et kas seda tasuks siin ka teha? Double opt-ini selle vormi kaudu teha on natukene keeruline ja tegelikult, kuna te siin teete ja peal niikuinii ilmselt ka mingisuguse Facebooki reklaami ja midagi peale, siis ma isegi seda ei soovita hetkel teha siia. Pigem tehke single opt-iniga seda asja, sest et siin tegelikult juba inimene näitab huvi ülesse ja meil on niikuinii vormil peal ka recaptcha, ehk siis kui süsteem tuvastab ära, et inimene, kes liituma hakkab, võib-olla pole päriselt inimene, siis tegelikult käest küsitakse recaptchat, ehk siis botid tegelikult liituda ei saa. Nii just, aga nüüd lähme siis Facebooki poole peale, et kõigepealt ma näitan selle ära, kuidas seda maandumislehte siis Facebookis jagada ja siin tegelikult see on üsna lihtne, sa teed lihtsalt postituse, aga siin tulebki mängu siis see, et miks me panime selle pildi, et miks see pilt peab olema õige suurusega. Ja muidu Facebookil sellest aasta suht algusest vist on olnud selline jama, et
päris paljudel maandumislehtedel ei tule pildid läbi, et niimoodi, et sa paned lingi, aga pilt nagu seda eelvaadet ei kuva ja ma näitan, kuidas nagu seda saab ka siis, kuidas seda pilti ikkagi sinna saada ja see on siis Facebooki enda error, mitte Smiley mingi jama, et meie lihtsalt guugeldasime ja leidsime sellele lahenduse, mida me klientidele oleme jaganud. Aga sisuliselt, ma ei tea, kuidas teie teete, mina ise teen kõiki asju siin Business Manageri kaudu, kui ma jagan mingit postitust, aga saab tegelikult ka seinale gruppidesse jagada. Et praegu tundub, et see pilt tuleb siin ilusti kaasa. Ja nüüd see pilt on täpselt siin õige suurusega, et kui nüüd meil oleks siin ruut, siis jah, ta sööks selle ära ja teeks selle pildi ikkagi sama suureks. Ja siis siia praegu see läheb siis Smiley seinale, kui ma selle jagan, siin ongi see pilt. Smiley uudiskirjaga liitumine est, see tuleb siis selle maandumislehe pealkirjast, et ma ei tea, kas seda Viivika ütles, seda me mõtlesime küll öelda vähemalt, aga et seal üle, et sa saad panna sellele uudiskirjale siis pealkirja ja see tuleb siis siin vaates, tuleb siia, seda saad ise muuta. Jah, et nagu Stella siin just välja tõi, siis tegelikult selle nimetuse võiks natukene ilusamaks ja kutsuvamaks panna. Just, aga praegu las ta olla, aga seda saate ise kõik muuta. Ja siis siia lihtsalt tulebki tekst, et mis me paneme siia, et tule liitu uudiskirjaga. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et kuidas seda teksti oleks hea kirjutada, siis see tekst tegelikult peaks olema ka piisavalt kutsuv. Ehk siis, kuna siin tegelikult inimene ei näe, miks ta peaks selle uudiskirjaga liituma, ta lihtsalt näeb, et tule liitu. Võib-olla on pildi peal ka mingi info kirjas, et pilt tasuks ka kujundada. Näiteks, kui sa oletame, et sa kutsud inimesi uudiskirjaga liituma ja sa loosid välja mingi auhinna. Näiteks sa loosidki välja mingi kassiliiva, sest et on kassi uudiskiri, siis tasuks see panna siia pildi peale, natuke ilusti kujundada, panna ka suur tekst, et liit uudiskirjaga ja võid võita kassiliiva ja siis see ilus pilt. Et see, kuna see pilt tuleb siia Facebooki reklaami, see on mõistlik see juba teha võimalikult kutsuvaks ja pilt tavaliselt on see, mis jääb inimestele silma. Ja Facebookis siis tasub panna ka kõik, põhimõtteliselt see sama tekst, mis meil siin on, tegelikult tasuks ka panna sisuliselt nagu siia Facebooki. Aga kui see on hästi pikk tekst, siis muidugi seda teksti on mõistlik teha lühemaks. Selles mõttes, et ei tasu siia panna nüüd kogu seda pikka teksti, vaid muutagi see seda tasuski mõelda, et see on nagu reklaamitekst. Jah, ja siin võiks mainida ära need põhipunktid, et miks peaks liituma ja mis see nagu see pakkumus on. Just. Ja kui nüüd paneme lihtsalt copy-paste, siis Facebookis ta näeb nagu üsna naljakas välja, et siin ma seda eelvaadet ei näe, kuidas see postitus hakkab välja nägema. Aga kui ma panen Business Manageris, siis ma tegelikult näen ka milline see leht hakkab välja nägema, aga siin me kohe saame ka näidata, mida nüüd teha, kui mul ei tule linki. Selles mõttes on hea, et ma kohe näitan nüüd. Nii, et põhimõtteliselt oled siin, see on vahepeal olnud näiteks, ei tule gruppi pilt, paned oma lingi ja pilt ei tule. Siis on tavaliselt selline paanika tuleb inimestele, et mis ma nüüd teen. Tegelikult siin on olemas, Business Manageris on tegelikult olemas täitsa selline koht, kus sa saad panna link preview. Nii. Ja nüüd tuli. Aga kui sa oled näiteks nüüd seal Facebookis ja sul ei tule mitte kuidagi, siis kui sa teed sellest samast lingist, et lühema versiooni, et paned short URL, teed sellest lühema versiooni, siis see tuleb ka. Et see on üks selline häkk, mille me leidsime Facebookist. Ja siin tuli ka tegelikult kohe küsimus, et kuidas ma saaksin uued grupiga liitujad kontaktid kohe Smiley'sse. Et selles mõttes, et seda nüüd teha ei saa, et ma võtan inimesed, panen gruppi ja siis ma võin nad kohe panna oma uudiskirja. Et seda nagu teha ei või, see inimene ikkagi peab sulle vabatahtlikult andma enda meiliaadressi, ta peab olema nõus liituma sellega. Aga grupis tegelikult samamoodi ma saan, mõned inimesed muidugi küsivad kohe seal grupi alguses, kui sa võib-olla mõtled seda, et inimene nagu liitub grupiga ja siis tal tuleb see küsimuste kastike, seal on, et kas sa tahad minu uudiskirjaga liituda, siis pane siia oma email.
et kui sa mõtled seda, kuidas neid kontakte Smile'isse saada, siis ma arvan, et need peab lihtsalt käsitsi panema, et sinna vahele ei saa nagu mingit automaatset süsteemi ehitada, sest see on selline nagu väga, ta ei ole otseselt mõeldud tegelikult meilide kogumiseks. Aga kui me mõtleme, kuidas panna gruppi, siis see tegelikult käib selles mõttes täpselt samamoodi. Siin tuleb see short URL-iga tuleb kohe. Et selles mõttes, et sisuliselt jah, et kui sul on grupis inimesed, siis tegelikult saad ka jagada seda siin grupis, teha see nagu pakkumine neile võimalikult atraktiivseks, et nad sinu uudiskirjaga ikkagi liituksid ise. Sest et seda ei või teha, et ma võtan kuskilt mingid meilid, panen enda uudiskirjaga liitujaks, et see nagu päris okei ei ole. Aga GDPR nõuab, et ikkagi on sul salvestatud ka see nõusolek. Ehk siis sa pead salvestama nõusolek, et inimene vabatahtlikult liitunud sinu uudiskirjaga. Ja kui sul seda ei ole, siis tegelikult sa ei tohi seda inimeste uudiskirjaga liita niisama lihtsalt. Just. Ja selle teksti poole pealt me võime siin vaadata ka kohe Smile'i enda näiteid. Täna siis ma näitan nüüd Facebooki Ads Manageris, ma näitangi 2 viisi. Mul on see, et mul on üks arvuti siin, teine siin ja siis ma 2 vahel käin, sellepärast ma vaatan niimoodi naljakalt vahepeal. Aga muidu vaatame 2 erinevat viisi näitan, et üks ongi siis see, kus tegelikult maandumisleht ei ole üldse vajagi, vaid sa saad kohe Facebooki sees koguda neid kontakte, mis tegelikult toimib Facebookis väga hästi. Ja teine variant on siis see, et sisuliselt sellele postitusele saad, põhimõtteliselt teed reklaami sellele postitusele või siis sellele täiesti uue nagu reklaami teed. Et siin, kui me vaatame neid tekste ka, et siis siin tegelikult, mis meie see nagu, kuidas meie seda tegime, siis oligi see, et meil olid lead magnetid, erinevad mingid white paperid, näiteks 17 ideas for automation, want to be able to send the perfect email, download a free ebook about emails. Et meil olidki sellised nagu lead magnetid ja siin tekstis me tegelikult panimegi lihtsalt põhimõtteliselt kirjeldasime võimalikult lühidalt ära siis, mida see inimene sealt nagu sellelt nagu lead magnetilt reaalselt saab. Et nagu siin enne ka toodi välja, et mis on siis see asi, mida ma koheselt uudiskirjaga liitudes saan. Siin ma korra see tuli või see Jelisaveta rääkiski, et seda Unicor lahendust sellele, et kuidas need Facebooki grupis, kuidas need meilid kätte saada, et sellist asja ei ole olemas ja ma arvan, et seda nagu pidasin silmas, kas on võimalik suunata liitumisega taotleja Smile'i maandumislehele uudiskirjaga liitumisele, kus ta soovi korral liitub. Et kui see on Facebooki grupi kohta, et sisuliselt, kui ma arvan, et see võimalus Facebooki grupis on minu meelest selline asi, et kui inimene liitub, siis sa saad talle saata personaalse sõnumi. Ja ma arvan, kui sa paned selle lingi sinna personaalse sõnumi sisse, siis seda saab teha. Seda linki, mis sa teed selle maandumislehe linki, sa võid absoluutselt igal pool jagada. See on sisuliselt nagu sinu väike koduleht, mida sa saad panna sinna, kus sul on vaja seda panna. Nii, aga kui me nüüd lähme siin edasi, et teksti pool me võime ka vaadata täpsemalt, kui me seda seadistame, aga ongi oluline välja tuua, mis sa siis kohe saad, kui see on reaalselt selline, nagu meil hakkab siin olema see uudiskirjaga liitumine, siis see tekst peakski olema, et tule liitu Smile'i uudiskirjaga, sest et iga kuu hakkame sulle saatma uusi põnevaid nippe, sa kuuled esimesena põnevatest üritustest, saad ligipääsu järelvaatamislinkidele. Põhimõtteliselt see sama tekst, mis siin on, aga ma panen selle Facebooki ja sõnastan selle lihtsalt, sõnastan selle mugavamaks, et seda oleks Facebookis hea näha, aga et kõik info oleks olemas. Nii, siis, aga lähmegi siis kohe sinna. Ma arvan, et selle Facebooki poolega on nagu Facebooki seinal ja gruppidesse postitamisega on nüüd ühel pool, et see tegelikult on üsna lihtne. Ainuke asi on see, et kui seda pilti kaasa ei tule, et siis saab siin Business Manageris selle lingi kaudu panna või tehagi siin lühikene URL. Võib ükskõik millist seda
tarkvara kasutada selle lühikeseks tegemiseks ja paljud, ma arvan, kasutavadki mingid Bitly'd, et neid vaadata, kus selle linkidele reaalselt klikkisid, et seda võib nagu kõik need peaksid sobima. Ja ma ise siis juurde veel seda ka, et kui te jagate seda oma seinale, siis arvestage, et mitte kõik teie kontaktid ei näe seda teie seinal, seda postitust. Ehk kui te tahate ikkagi saada maksimum tulemust, et võimalikult palju inimesi liituks ka uudiskirjaga, siis te peate seda postitust ka kas siis boost ima või siis tegema sellele reklaami juurde. Et boost imist ma arvan, et ma ei tea, kas teile näitab seda, aga reklaami tegemist hakkab kohe näitama siis ka. Just, et kahjuks Facebookil on see levik üsna madal, et näiteks mul on ka üks leht, kus on peaaegu 50 000 jälgijat, aga postitused jõuavad kuskil 1000 kuni 4000 inimeseni. Ja ma arvan, et neist uudiskirjaga liituks võib-olla 10 tükki, kui läheks hästi. Et sellepärast ongi oluline teha reklaam. Ma tegelikult seda boostimist ei plaanin näidata, kuna ma ise seda üldse ei kasuta, aga kui ma nüüd hakkan seda reklaami seadistama, siis ma räägin ära, et kui sina nüüd oled harjunud või sina tead, kuidas pigem sa nagu boostid neid postitusi, et siis mida seal tähele panna. Et siin ma näitangi 2 versiooni, et üks ongi siis see, mis ma siin juba näitasin ka põhimõtteliselt, et kuidas siis seadistada sellist reklaami ja selle me siis seadistame landing page view peale. Ma kohe räägin ka täpsemalt, mida see tähendab, miks me selle peale selle seadistame. Ja teine variant on siis sisuliselt on selline reklaam. Vaatan, kus mul see siin lahti veel oli. Praegu vist siin polegi. Et sisuliselt see teine reklaam on siis selline, kus ma saan kohe näitan ka siin täpsemalt, et see teine reklaam on siis selline, kus tegelikult Facebookis saan seda ise nii-öelda, et Facebookis siis saab kohe enda kontaktid jätta, vaid ei pea mitte kuhugile mujale minema. Aga alustame siis otsast peale. Et kui sa nüüd hakkad siin, see on adsmanager.facebook.com, et sisuliselt, kes ei ole seda kasutanud, siis kui sa reaalselt tahad teha Facebookis reklaami, siis ma soovitan seda õppida kasutama, sest siin sa saad kõvasti, siin on palju rohkem võimalusi kui boost nupuga. See on üsna nagu keeruline, võib alguses tunduda, aga tegelikult nii keeruline ei olegi, et see boost nupp on sisuliselt seesama asi, aga nagu väiksemas võtmes. Ehk siis seal boost nupul samamoodi tegelikult sa vajutad seda boost nuppu. Ma võin tegelikult korraga vaadata, kuidas see boost nupuga siin käib. Et ma ei tea tegelikult, kas siin on, kuidas inimesed on harjunud muidu siin üldse tegema, kas pigem tahaks näha seda varianti ka, kuidas selle boost nupuga teha või pigem Ads Manageris. No ma näitan siis praegu Ads Manageris. Okei, Egle kirjutas ka, et Ads Manager, ma näitan siin ära, kui tuleb ka inimesi, kes tahavad boost nupuga teha, siis ma võin seda pärast näidata. Aga Facebookis on siis kõige olulisem, siin oligi niimoodi, et ma panen create ehk ma teen uue reklaami ja tegelikult siin on erinevad siis objektiivid ehk siis mida ma tahan nendest reklaamidest, mis on minu jaoks oluline, et need reklaamid teeksid. Facebookis on nagu kõige olulisem see, et mida paljud nagu mõtlevad, et see võib-olla ei ole nii oluline, aga näiteks, et kui ma panen siin, et ma tahan awareness ehk siin on awareness, seal on siis reach, brand awareness, video views ehk siis tegelikult need on need asjad, mis toimuvad Facebooki sees ehk näiteks engagement on see, kui keegi no reach näiteks on see, et kui minu postitus jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Kui ma nüüd teen selle maandumislehe postituse reach'i peale, siis ta hakkab üles otsima inimesi, kes sisuliselt seda postitust tahavad või nad näevad, aga nad mitte kunagi ei pruugi selle peale klikkida, sest Facebook väga täpselt teab, mida sinu kliendi profiil Facebookis teeb. Et kas ta on pigem selline inimene, kes klikib, kas ta vaatab, kas ta tahab mängudes osaleda, kas ta tahab osta. Vot,
Siin on mõned boost'i inimesed ka, nii et ma näitan, kuidas boost nupuga ka siis teha, aga reklaamihaldur ütleb, et boost'iga ei tule nii head tulemus kui reklaamiga. See on kindlasti tõsi, sest et boost, aga ma ütlen, kui on see on pigem nagu müügireklaam, ütleme nii, et kui on selline maandumislehe reklaam, siis ma tegelikult arvan, et see boost nupp toimib täitsa okeilt, kui on hea nagu maandumisleht, sul on hea nagu call to action, hea nagu ja sa selles mõttes teed selle, paned selleks nagu eesmärgiks õige asja ka, et inimene reaalselt läheks su lehele. Et mis meie siis praegu siin teeme, ongi traffic ja meie paneme landing page views. Siin on eraldi leads, mida ma näitan siis pärast poole. Leadsilt tulebki see instant form. Ja tegelikult me saaksime, kui maandumisleht, kus on piksel küljes, siis saab samamoodi seda kasutada. Aga täna me nagu sellest ei räägi. Aga igastahes me paneme selle traffic'u peale. Üldiselt mina teen selle manuaalsega, aga paneme siis praegu recommended settings. Nii, panemegi siis, ma ei tea, maandumisleht, selle pealkiri on oluline lihtsalt sellepärast, et sina ise, seda keegi teine ei näe peale sinu, aga et sinul endal, et sa saaksid aru väga lihtsalt, mis asub Facebook Ads Manageris. Kategooriat arvatavasti valima ei pea, et siin ongi näiteks, kui sa oled poliitik või tegeled otsid töötajaid endale, et siis sa pead siin valima. Nii. Nii, see on nüüd esimese lehe peal. Siin lihtsalt ma panin, siin ma tegelikult väga mitte midagi pannudki. Siin saab teha ka näiteks AB-testi, sama asi, mida saab meilides teha. Sa teed 2 reklaami ja vaatad, kumb neist paremini toimib. Ja siis on Advantage Campaign Budget Plus, aga mina panen selle budgeti paika järgmises selles. Siin ma panen paika selle. Nüüd siin ta küsibki conversion, et kus ma tahan, et kuhu ma tahan siis, et nagu seda traffic'ut suunata. Siin mina panengi website'ile, sest minul on olemas see koduleht, maandumisleht, kuhu ma tahan suunata siis liiklust, et inimesed sinna kodulehele läheksid. Siin ma saan ka valida, et mis minu päris eesmärk on. Ja see on ka nagu väga oluline panna õigeks, et siin on praegu maximize number of link clicks. See tundub nagu õige, aga samas see link clicks ei ole päris see, mida ma tahan, sest et lingi klikk on sisuliselt see, et inimene näiteks korraks klikib selle lingi peale, aga ta tegelikult seal kodulehel ringi ei vaata. Et kui ma panen nüüd maximize number of landing page views, siis ta suunab nendele inimestele, kes reaalselt seal kodulehel natukene aega veedavad. Ehk siis ma tahan, et inimene tegelikult seal oleks, siis tal on ka suurem tõenäosus, et ta meile selle meili jätab. Ja ma olen ise näinud, et see toimib päris hästi. Just kui on selline hea lead magnet, näiteks mingi loosimine, et siis tavaliselt inimesed jätavad. Ja kui on näiteks mingi loosimine Facebookis on kogu see info olemas, siis kui inimene juba klikib selle peale, siis üsna tõenäoliselt ta tahab ka liituda. Sest et ta juba teab, mida ta tegelikult seal nagu sinu lehel tegema hakkab. Siis siin ma saangi paika panna budgeti, ehk siis mis see eelarve on päeva eelarve ja nii-öelda kogu selle kampaania aja eelarve. Mis nüüd siin on boost nupust erinev on see, et ma saan selle reklaami jätta jooksma nii kauaks, kui ma tahan. Ehk siis näiteks ma panengi, kuna mul eesmärk on see, et inimesed jõuaksid minu lehele siin, siis see päeva eelarve ei pea olema üldse suur, et see reaalselt võibki olla 1 euro, 2 eurot, 3 eurot ja ta juba tegelikult toob päris palju tulemust. Ja seda saab ka alati muuta, et näiteks ma panengi siin, et see on 1 euro päevas. Ja kui ma panen, siin on start date, tänane kuupäev, ja ma saan panna siia lõpukuupäeva ka. Näiteks, kui ma tahan teha, kui mul on, seda on mõistlik siis kasutada, kui sul ongi näiteks mingi kampaania, mis kestabki teatud aja. Näiteks, et sa kuu aja jooksul kogud kontakt ja siis selle kuu lõpus loosid välja mingi auhinna. Siis ilmselgelt, kui see kuupäev käes on, pärast seda ei ole mõtet seda reklaami enam inimestele näidata, sul on loosimine tehtud. Aga kui sul on nüüd selline, nagu meil siin on, et on lihtsalt selline, et tule liitu uudiskirjaga, siis tegelikult ei ole üldse vaja seda lõpukuupäeva panna, vaid ma saangi selle jooksma jätta nii kauaks, kui on vaja. Või nii kaua, kui ma nagu ise tahan seda jätta.
Nii, siis siin ma saan valida, mis on jälle selles mõttes väga mugav, on see, et ma saan valida ka, kellele ma selle suunan. Et näid siin saadki valida riigi, linna kaudu saab ka. Kui ma nüüd valisin selle variandi, ehk ta on nagu mulle mingisugused asjad juba ära teinud, mitte et ma manuaalselt teen selle kampaania, siis saab panna ainult minimaalse vanuse. Alla 18 Facebookis üldse reklaame teha. Alla 18-aastastel ei saa üldse tehagi, et see on see minimaalne vanus üldse. Aga kui ma nüüd panen selle, et ma teen manuaalselt selle kampaania seadistan, siis mul on siin ka nagu rohkem valikuid. Ja siis siin ma tegelikult saangi panna ainult, siin ma saan panna nendele audientsitele, mis minul on siin olemas. See on nüüd natukene keerulisem teema, et kui sa seda tead, siis on siin on võimalus näiteks, et ma panen selle reklaami nüüd jooksma kõikidele inimestele, kes on minu Facebooki lehte külastanud. Või et ma panen jooksma kõikidele inimestele, kes on minu kodulehte külastanud. Aga siin selle saabki nagu läbi mõelda, seda võid kasutada, ei pea. Siin saab valida ka keele ja näed, siin tegelikult tuligi see, et tegelikult mul on ikkagi võimalus ka täpsemalt natukene seadistada, et kui sul on nüüd selline, siin nagu väga palju oleneb mingist teenusest ka, mis sa pakud, et näiteks meie puhul, Smiley puhul, mul ei ole mõtet seda reklaami suunata kõikidele Eesti inimestele, sest üsna tõenäoliselt kõik Eesti inimesed ei huvitu meiliturundusest. Siis siin detail targeting all mul ongi mõistlik otsida näiteks üles marketing. Et ma suunan selle reklaami kõikidele inimestele, kellel on huvi ehk interest on marketing. Siin on business ja finance. Aga kui ma olen näiteks, oletame, et on mingi beebitarvete pood, siis mul olekski mõistlik otsida siia parent. Ja siin isegi saaks minu meelest panna vanuse järgi, et ongi näiteks up to 12 months. Kuigi ta näitab, et see on üsna nagu madal, et tegelikult siin ta päris hästi näitab ka ära, kui paljudele inimestele siis on see suunatud. Et siis see võiks olla siin selle rohelise peal. Et see on nagu selline üsna hea indikaator. Aga selle võib ka jätta täiesti avatuks, eks siis sa suunadki seda kõikidele Eesti inimestele ja vaatad, mis nagu toimib. Et selles mõttes Facebookiga on üsna hea see, et Facebookil enda need algoritmid on päris head ja ta hakkab nagu seda suunama nii-öelda ise nendele inimestele, kes tõenäolisemalt seal klikivad, midagi teevad. Ja siin on ka näha, et selle 1 euro eest see jõuab päevast kuskil nii paljud inimesteni. Ta ütleb küll, et see landing page views selle hinna eest on 0 eurot, aga kuna ma olen varem teinud, siis ma tean, et see kindlalt nii ei ole. Üsna kindlalt nii ei ole. Aga siin saadki, kui sa näed nüüd, et näiteks sa paned selle jooksma ära, sa näed, et 1 euro eest sul tuli ainult 3 klikki või 3 liidi sinna lehele, siis tasubki enda eelarve järgi seda kas tõsta, langetada, ise saad nagu seda siin iga päev käia muutmas ka. Nii, ja nüüd on siis siin viimasel lehel, ehk siis ädilehel ongi siis võimalus reaalselt see maandumisleht meil ära seadistada. Nii, siit kindlasti siis valida õige leht, õige Instagrami, ehk siis Meta saabki teha reklaame nii Facebooki kui ka Instagrami kontodele, enda kontole, mõlemale platvormile. Nii, aga mis nüüd on siin on erinev, ongi see, et sa saad tegelikult lisada ise ka pildi. Ehk siis siin tegelikult, kui sa nüüd tead, et sa teed ainult reklaami, siis ei ole oluline see maandumislehe pildi suurus. Aga kui ma nüüd panengi siia näiteks, ma panen praegu selle sama teksti siia, et tule liitu Smiley uudiskirjaga, panen selle teksti siia, siis ta võtab selle pildi ka tegelikult kaasa. Kohe peaks näitama ka seda pilti. Nii, aga siin sa näed ka, milline see näiteks Facebookis hakkab välja nägema, aga ütleme nii, et see tekst sellisena, nagu me kopeerisime otse, ta näeb üsna nagu halb välja, ei kutsu üldse nagu liituma. Ehk siis Facebookis on ja reklaamides on olulised need esimesed, ütleme 1, 2, 3 rida, kuna see on see, mida inimene näeb ja siis kas ta vajutab see more või mitte. Ehk siis, kui me juba paneme lihtsalt, et liitu Smiley uudiskirjaga leiad iga kuu alguses oma postkastist
uued elluviimist ootavad nipid. Aga siin siis saadki panna kõik emojisid, tegelikult saad siit panna, teha seda kuidagi ilusamaks, ägedamaks ja mis siis on see, et näiteks see reklaam näeb välja selline, jällegi nagu siin all näiteks ei ole mitte midagi. Et siis headline ja description tasub ka alati kirjutada. Näiteks liitu ma praegu, mul ei tule üldse mõtteid, mida siia panna veel kirja peale liitu uudiskirjaga. Ole esimene, kes saab ägedaid uudiseid meie kohta. Väga hea. Ja siis näiteks siia võib panna veel lühidalt, et põnevad meiliturunduse nipid otse sinu postkastis. Pane siis postkastis, jah. Postkastis. Ja see tekst läheb kuhu? Description kuvatakse kuhu? See description tekst tuleb tegelikult siia alla. Siin ta ei näita, aga tegelikult see läheb siia nagu selle alla Facebookis. Vaatan, kas me siin... ma ei tea, praegu ei näita. Aga see on arvutis. Ja siis tegelikult siin sa saad kõiki neid, siin on 13 erinevat kohta, kust hakkab seda reklaami näitama ja tegelikult kõiki neid saab eraldi ka muuta. Et näiteks ma lähen nüüd siia, mis kohe on näha, on see Facebookis siin see parem. No tegelikult siin, mul on lehevaade praegu, aga siin paremal on need reklaamid jooksevad. Need reklaamid siin. Ehk siis siin ma saan seda eraldi ka muuta, sest et vahepeal need tekstid on siin nagu... et näiteks vahepeal see, mis sa siia paned, ta ei lähe nagu kokku, ta ei sobi nagu ühe lausena, ta ei anna mitte midagi juurde. Et ta siin sobib väga hästi meil, et siin sa näed väga hästi, et see nagu liitu, ole esimene, kes saab ägedaid uudiseid, aga kui ta on täiesti eraldi, ole esimene, kes saab ägedaid uudiseid, siis see ei ütle minule nagu tegelikult mitte midagi. Ja tegelikult siit ma saaksin seda muuta, aga praegu ta midagi pärast mul ei lase muuta, et ma saan eraldi ka tegelikult kõiki neid asju muuta. Nii siin saan teksti muuta, story vaates, Facebooki vaates, Instagrami vaates. Kõike ma saan nagu eraldi muuta, et see on nagu hästi mugav. Siis siia lähebki see URL. Siin saan ka panna külge selle URL parameetri, kui ma tahan seda kuskil Google Analyticsis ka veel lisaks panna. Ja siis see call to action nupu ka saab muuta, et siin on praegu learn more, aga ma panen, et ma tegelikult tahan näiteks, et siin oleks hoopis subscribe. Nii, et põhimõtteliselt see on siis selline, ma ütlen tegelikult, kui sa selle asja saad selgeks, siin tegelikult käivad asjad väga kiiresti, üsna lihtsalt. Aga niimoodi alguses, kui sa ei ole seda kunagi varem kasutanud, siis see võib olla üsna keeruline. Et kas kellelgi on muidu endal selle kohta praegu küsimusi? No vaatame, kas tuleb. Nii, ma näitan nüüd siin ära ka leads, mis vahe siis on leadsil ja siis sellel trafficul. Ehk siis seda on tegelikult mõistlik kasutada siis, kui näiteks sul siin ükskõik, mis sa muud teed, sul kuidagi, sa ei saa neid liide mitte kuidagi. Sa ei tea, miks lihtsalt ei toimi, võib-olla maandumisleht pole piisavalt selge, võib-olla lihtsalt, see tegelikult ei pruugi üldse olla maandumislehe probleem. Lihtsalt mingil põhjusel neid liides ei tule, siis see leads Facebookis alati tegelikult praegu töötab väga hästi, kuna ta on Facebooki enda selline lisa, siis Facebook seda nagu pushib päris hästi. Ja mis see vahe on, kuidas see siis on, et siin on kohe vähem, et siin on kohe vähem asju tegelikult, mida sa saad üldse teha, et saadki panna selle budgeti paika. Siin ta tegelikult võiks olla kuskil natukene kõrgem kui 1 euro, kuna Meta enda sõnul ühe selle liidi hind läbi selle vormi on kuskil 3–4 eurot. Kui on väga hea maandumisleht, näiteks mul oli üks selline maandumisleht, mis oli, või see tähendab, siin maandumisleht ei ole, vabandus, et kui sul on väga hea lead magnet, et näiteks oli vist treeneri 10 nõuannet, kuidas,
ma ei tea, kaalu langetada või mingi selline, et üsna selline safe teema, mis sa tead, et inimestel läheb peale, siis tuli ühe liidi hinnaks isegi vist 70-80 senti, mis on nagu mega hea tulemus ja siis iga päev, ma ei tea, panimegi, no et 3 euro eest saad sisuliselt 4-5 liidi iga päev. Ja see jooksis meil nagu kuid ja ma arvan, et tõi meile lõpuks ka kuskil mitu tuhat liidi. Ma ei mäleta täpselt kaua see nagu jooksis. Ja siis siin on samamoodi, ta tegelikult Facebook ise juba suunab mingisugust nagu seda publikut sulle, et ta tahab, Facebook on muutnud selle algoritmi nagu ka hästi selliseks võib-olla mugavaks meile kasutajatele, et me ei pea siin hullult valikuid tegema, et ta tahab ise suunata, aga siin on tegelikult täpselt samad valikud, mis seal eelmisel olid, et saadki valida vanuse, asukoha, soo ja siis kas ka keele, et näiteks sa tahad ainult neile, kes räägivad eesti keelt, või ainult nendele, kes räägivad vene keelt. Ja siis saad valida samamoodi siis natukene detailsemaks minna, et saad mingile kindlale, mingi huvi põhjal näiteks soovitada seda reklaami. Aga mis siin on siis natuke teistmoodi on see, et sa saad tegelikult teha samamoodi, teed selle reklaami valmis. Täpselt samamoodi nagu enne. Lihtsalt kopeerin siia need asjad, et oleks näha, milline see reklaam hakkab siis välja nägema. Siin on nii, siin on siis jälle samamoodi. Siin on see jällegi selles mõttes, siin on see natukene teistmoodi, et siin mul ei tule näiteks seda pilti kaasa. Ja siin ma pean ise selle pildi lisama, et siin on jällegi, et ta võiks olla siis pigem ruudukujuline pilt. No ma võtan lihtsalt selle, mis ma olen siin postituse pildi teinud. Muidu, kui keegi on näinud, et tal lähevad Facebooki need reklaamitekstid nagu sassi, et üks tekst, mis peaks olema pildi all, tuleb pildi pealkirjaks, siis siin sa saadki selle välja lülitada. Et see on enhanced tekst, siis ta seda enam ei tee. Ja see text template on ka minu meelest näeb kole välja, nii et ma taas võtan selle ka välja. Nii. Või samas, kui ma nüüd võtan hoopis, vaatame, kui ma panen selle pildi, võib-olla siin on näha ka seda, et milline see pilt näeks välja siis, kui ma panen nüüd teises suuruses pildi. No ja siin ta tegelikult tahakski selle pildi nagu niimoodi ära lõigata. Ja neid originaale, vaatame, kas ta jätab siin alles. No tegelikult siin ta on päris ilusti. Ja siin samamoodi tegelikult ta on nagu teinud selle ise nagu, et selles mõttes, et saad ka panna muu pildi, aga seal on see, et kui see pilt on nagu praeguse kujuga, siis ta teeb selle reklaami tegelikult hästi lühikeseks. Et siin on mõistlik just kasutada ruudukujulist pilti, sest et siis lihtsalt see reklaam näeb nagu ägedam välja, tõmbab rohkem pilku ka. Aga sisuliselt näeb see selline samasugune välja, ise saad kõike siin muuta, aga vahe on selles, et sa hakkad neid liitujaid koguma Facebooki enda sees. Ehk siis siin sa saad create'ida formi, teha selle formi, mida inimesed siis hakkavad täitma. Sa teedki selle siin Smiley ja Facebooki Ads Manager enda sees. Ja siis siin ongi saadki, siin on erinevad variandid, et more volume on näiteks see, mida on hästi mugav täita mobiilis, mis on väga mõistlik, sest inimesed kasutavad mobiili. Siin on siis higher intent, see, kus sa saad panna, et inimesed paneksid rohkem oma infot või siis rich creative, kui sul on mingi hästi äge sõnum, siin hästi äge sõnum või mingi selline äge creative, siis on seda mõistlik kasutada. Ma olen kasutanud seda more volume'it, seda on lihtsam teha ja siin on nagu, inimesel on ka lihtsam, et kui see on väga pikk selline aeganõudev protsess, siis ega inimesed ei viitsi ka seda meili nagu täita.
ja see on siis see vorm, mis tuleb, kui inimene vajutab sinna subscribe nupu peale, et see subscribe nupp enne viis meid maandumislehele. Nüüd ta viib meid sellele vormile. Ja siin siis saabki, siin saab selle ära täita järjest. Ma vaatan, kas ma saan äkki näidata, mis me siin. Ja, et siin on siis niimoodi, et see on nüüd ühe teise smile'il, mis praegu jookseb ka, on see tekst, et siin ongi näiteks free sheet with email marketing terminology, et siin olekski, et mis ma paneksin mingi liitu smile'i uudiskirjaga ja alla siis ongi mõistlik panna siis see, mida see väga lühidalt, et mida see inimene siis saab, et mida toodigi enne välja siin väga hästi, et ta tahaks kohe teada, mida ta siis koheselt liitudes saab. Siis siia tulevadki küsimused, mida sa siis tahad temalt saada. Meie tahtsime saada emaili ja tervet nime, aga saab ka panna näiteks telefoninumbrit saab siin küsida, tööinformatsiooni, igasuguseid asju saab siin valida. Ja siia sa pead ka nüüd lisama enda selle privaatpoliitika. Kuna sa küsid ikkagi inimese informatsiooni ja ta on need sulle nõus andma, siis sa saad siia juba panna. Need on siis need, mis sul endal tegelikult on kodulehel ka olemas. Või arvatavasti on. Ja siis lõpuks siis on nii-öelda tänukiri. Ja inimesel on võimalus tegelikult saada ka need asjad siit kohe kätte. Sellel on nüüd, selle pluss on see, et see on inimese jaoks hästi mugav. Ma ütlen, et see tegelikult toimib tavaliselt väga hästi, et inimesed on nõus seda täitma, sa saad need kontaktid kätte. Halb asi on nüüd see, et need kontaktid ei lähe otse smile'isse. Seda saab näiteks Make'iga saad selle integratsiooni ära teha, et need läheksid otse smile'isse. See on nüüd selline asi, mis võib olla keerulisem, kui seda varem ei ole teinud. Aga see on täitsa võimalik. Aga neid kontakte tegelikult saab ka Facebookist otse siit alla laadida. Et siia tegelikult tulevad, on Facebook lead. No praegu täna mul ei ole ühtegi siin tulnud, aga kui ma panen mai algusest, siis on siin neid 12 ja siis ma lihtsalt tõmban need alla. Ja saan panna otse smile'isse. Et ma tean, mõni meiliplatvormilt saab panna ka otse need nii-öelda jooksma, aga minu kogemusel on ikkagi see, et see ei pruugi alati väga hästi töötada, nii et ma ikkagi pead käsitsi neid väga tihti tõstma ühest kohast teise. Aga Smile'il, kui meil endal on see selle Make'iga ühendatud, see töötab väga hästi, kõik need lähevad sinna ära ja siis sa saad hakata neile saatma meile või ehitad üles mingi see automaatjada siis ka tegelikult selle külge. Nii, aga vaatame siis korra kiiresti selle boost-nupuga ka, et siin mõni soovija oli olemas, et siin ma ei saa näidata nüüd, et ma seda sama maandumislehte boostiksin, sest meil seda postitust ei ole kuskil olemas. Aga näiteks ma võtan selle sama postituse jälle, panen siit boost post. Siin on kõige olulisem see, et sa valiksid õige eesmärgi ikkagi, sest et siin hästi kõik, ma arvan, mis minu kogemus on see, et inimesed jätavadki selle automaatse siia ja siis tegelikult see Facebook võib üldse panna, et eesmärk, kui sul on näiteks video, sa võid tegelikult panna video siia, et reklaami, et näiteks tere, ma olen Stella, tule liitu minu isikliku uudiskirjaga, kus ma jagan sul ägedaid nippe. Ma arvan, et see on tegelikult väga äge mõte, mida teha, aga kui sa paned nüüd boost nupuga selle, siis ta paneb tavaliselt, et selle eesmärk on sul video views. Ehk siis ta hakkabki suunama seda inimestele, kes seda videot siis, kes vaataksid seda videot, mitte ei liituks uudiskirjaga. Et siin samamoodi sa saad valida, mida sa tahad saada. Ja siin on siis mõistlik panna traffic, eks sa tahad saada more website visitors. Siin on ka tegelikult see liidi oma täitsa olemas. Ma seda ei ole kasutanud, aga ma arvan, et see selles mõttes toimib samamoodi, et sa saad neid liidid siia Facebooki sisse ja siis pead need panema edasi siis Smile'isse. Aga kui sul on nüüd maandumisleht, sa tahad seda maandumislehte boostida, siis on sinu eesmärk, et sa tahad saada rohkem website visitore. Ja tegelikult siis siin sa saad kõik asjad teha täpselt samamoodi ära nagu seal Ads Manageris. Siin on kohe, sa näed, et siin neid call to action'id on palju vähem, aga tegelikult ei olegi väga palju rohkem vaja. Paneme sign up. Siia paneme selle URL-i
ja siin ta ütleb ka, et adding a button may crop your image. Aga kui on, siin on nüüd see, et kui ta on selle, kui ta on ruudukujuline, siis ta mitte midagi tegelikult ei tahagi, et sa cropiksid. Aga võib-olla, kui nüüd siin on teises mõõdus see pilt, siis ta jällegi tahab, et see ongi see, mis teeb selle natukene nagu võib-olla keeruliseks. Aga kui sa nüüd paned siia oma pildi, siis tegelikult sul ei, kui sa nüüd seda postitust boost'id, siis sul tegelikult ei ole oluline selle maandumislehe pildi suurusega, isegi milline see pilt välja näeb. Sa võid lihtsalt teha postituse niimoodi, et sa teedki selle postituse, paned pildi, paned teksti ja lingi, selle sa paned nagu ise siia külge tegelikult. Ehk siis siia on mõistlik panna see ruudukujuline pilt või kui sa tahadki näiteks panna ruudukujulist pilti. Ma tean, et kunagi sai teha Facebookis sellist asja, et sa said, kui sa panid lingi, siis sa said hiljem muuta nagu Facebooki seda pilti ka siin Facebookis sees, et link jääb selleks samaks, aga see pilt muutub. Seda tegelikult enam teha ei saa, aga kui sa nüüd paned lihtsalt mingi pildi ja sa tahad, et see oleks klikatav, siis seda boost nuppu saad ikka kasutada. Aga sa tegelikult saad nagu peaaegu lõpuni teha, aga sa ei pea panema, et sa reaalselt raha maksaksid, aga siis tuleb see lingi sees ja külge ka. Stella, vahepeal tuli mul küsimus, aga kui ma seda buttonit sinna maandumislehele ei lisanud, mitte maandumislehele, vaid boost'ile, kas siis ta jätab selle originaalse postituse sinna alles? Ehk ma seda sign up'i. Ja kui ma seda ei lisa, on ju? Jah. No põhimõtteliselt jah, siis ta jätab selle originaalse selle alles, aga kui ma nüüd panen siia mingi oma selle, kui ma nüüd panen selle boost'in, siis ta nagu paneb ikkagi selle. Just. Me võime ka tegelikult siin, ma loodan, et ta ei pane mulle seda siia külge, ma võin võtta äkki näiteks hoopis mõne blogipostituse, kus on meil tegelikult olemas ka nagu, no näiteks seesama, et meil tegelikult siin on olemas, see ongi reaalselt nagu maandumisleht. No see oleks, sest on juba algusest peale mõistlikum variant. No siin jälle ta tahab seda automaatselt panna, aga meie ei lase valida automaatselt, siis me tahame võtta traffic'u. Ja näiteks siin ta nüüd tahab, et button on send WhatsApp message minu isiklikule numbrile, seda me ei taha. Ma panengi nüüd sign up. Ja siis kohe näeme. Ja siis mis on veel oluline on see, et siin see ad account oleks ka õige. Et oleks siis see, kus hakkad panema, kus sa reaalse reklaami hakkad tegema, mitte sinu isiklik. Aga näed, nüüd ta ütlebki tegelikult, et image not found. Siis tegelikult peaksin saama panna Vaata, võta see Advantage plus Creative maha, siis peaks saama panna. Okay. Ei tulnud? Oota, vaatame. Jah, et siis just väga hea, et siis selle võtad maha ja siis tegelikult saad panna. Ja siis tegelikult on siin tuli selle nupu asemele lihtsalt sign up, et enne oli teine nupp siin. Aga siis ma ei saa enam siin panna ise seda linki juurde, sest mul on tegelikult juba see nagu lingitud. Siin samamoodi on see special ad kategooria, mida ei ole meil vaja panna. Kui on tegemist, siis mis seal olid krediidiasutused või poliitikud, siis on see vajalik panna. Ja samamoodi sa saad siis enda mingi kindlale mingile publikule suunata seda. Kas siit see valida ka, et ma tahan seda reklaami kuvada ainult oma lehe jälgijatele? Näed, siin all tulebki see nüüd, et siin on tegelikult see tehtud mugavamaks, et sul on juba mingid valikud siin olemas. Et siin saadki valida people you choose through targeting, people who like your page and people similar to them ja people in your local area. Ehk siis tegelikult selles mõttes on see boost button tehtud nagu hästi kasutajasõbralikuks, kui sa reaalselt oletame, et sa tegelikult ei tee kunagi reklaame, sa tahadki teha ainult seda ühte asja boostida, et siis seda on nagu väga mõistlik kasutada. Ja siis selles mõttes, et siin näiteks väga hea variant on see, et people who like your page and people similar to them, siis ta tegelikult teebki selle lookalike'i siin.
Lookalikes tähendab seda, et ta võtab mingid kindlad inimesed ja teeb sellest sarnase publiku. Aga siin tegelikult ma samamoodi saan valida. Ma näitan, kus ma selle sain, et siin on see audience details ja siis ma siit valin selle märgi peale, vajutasin ja siis ma saan suunata kas kõikidele meestele, naistele, siin saan vanusega mängida Eestis ja siis mis neid huvitab, et siin ta soovitab mulle vist juba ise ka, mis võiks olla minu need nagu kategooriad ja näiteks ma panengi siin email marketing. Ta näitab, et Eestis võiks neid olla kuskil 50 000 inimest. Ja siin ma siis saangi panna, siin on nüüd see, et ma saangi panna, kui kaua see kestab, et ma ei saa seda jätta jooksma nii kauaks, kui ma tahan. Elu lõpuni ma ei saa jätta, aga siin ongi 2 valikut, et kas ma valin päevade kaupa või siis ma panen lihtsalt, millal see lõpukuupäev on. Näiteks ma tahan, et see lõpeks 25 juuni. Aga siis ta ütleb juba, et ma pean seda kampaaniat suurendama või tähendab seda eelarvet suurendama, et siis panen 40 €, siis ta laseb mul seda nii kaua jooksutada. Ja siin saab ka muuta, kus see hakkab jooksma. Facebookis ta peab jooksma, aga näiteks kui ma ei taha, et Instagrami või Messengeris jookseks, siis siin saab seda teha. Ja siin sa siis vaatad, kus ta hakkab, kes see siis maksab. Ja siis paned publish. Et selles mõttes, et põhimõtteliselt lihtsalt siin on see, et sa teed põhimõtteliselt järjest hakkad vaatama ja täidad kõik väljad ära, mis sa täita saad. Ja võid täitsa oma loogika järgi mõelda. Eks see reklaamide asi ongi hästi palju katsetamine. Ehk siis keegi ei saa sulle öelda, et see 100% toimib, see tekst on parem kui see. Sellepärast ongi kõik AB testid nii reklaamides kui ka meilides, et tegelikult sina ei tea, mis su klienti nagu tegutsema paneb, sellepärast saabki. Ja lõpuks, kui sa oled teinud juba, oletame 2, 3, 4 reklaami, siis juba hakkad nagu tajuma, et okei, see nagu toimis paremini, see nii hästi ei toiminud ja saad hakata järjest paremaid reklaame ise ka tegema. Vot. No see oli küll päris põhjalik Facebooki Ads Manageri ja Boost'i koolitus. Loodan, et jäi midagi kõrva taha, midagi meelde. Kui mingi asi jäi nüüd 2 silma vahele, tahaks järgi vaadata, siis me saadame varsti teile ka lingi, kus saate seda kogu webinari uuesti vaadata. Ja kes ei ole ennast kirja pannud, siis selle lingi leiab ka siis hiljem meie Smiley YouTube'i kanalilt. Ning tegelikult me paneme ka Facebookis, paneme selle postituse alla, paneme uus ka Facebooki YouTube'i lingiga, et saate seda üle vaadata ja siis vahepeal pausi peale panna ja vaadata, mis sest jälle vahepeal kuulda vajutades, mis ta tegi, seda ise järgi teha. Et siis jõuate kõike neid reklaame ka ise omal käel järgi proovida. Meil läks täna päris pikalt. Aitäh kõigidele, kes vastu pidasid ja hetke küsimusi pole juurde tulnud. Kui tuleb juurde, siis me vastame ka hiljem meie Facebooki veel jooksvalt alla. Nii et kui te vaatate seda webinari järgi, tuleb mõni küsimus, siis julgelt postitage Facebooki video alla ja me vastame ka siis küsimustele hea meelega tagantjärgi. Alati võib küsimusi küsida ka meiliturunduse grupist. Just. Sest et seal me oleme kõik olemas, kõik vastame ja kõik on seal väga toredad ja sõbralikud. Aga üks küsimus tegelikult tuli, et huvitav, ma polegi saanud Smiley'lt uudiskirjaga liitumist. Kui sa mõtled reklaami kaudu, siis on sellepärast, et me seda reklaami Eestisse ei suuna. Jah, me Eestis juba, te kõik juba teate meid, mis me ikka kutsume teid, aga te võite alati muidugi liituda. Aga kui tahate Smiley uudiskirjaga liituda, siis see võimalus on olemas lingil smiley.com newsletter. Ja siis iga kuu me saadame sellise väga ägeda ja põhjaliku uudiskirja uudistest, blogiartiklitest, nendest samadest koolitustest lingid või arvatavasti lähevad sinna ja kõik, mis meil üldse toimub. Et kui oled meiliturundushuviline, siis on väga mõistlik liituda. Just, selle lingi paneme ka siis veel video alla ka, kes veel tahab liituda, siis on võimalus. Saate veel tulla meie uudiskirja lugema. Järgmine uudiskiri peakski nüüd minema meil vist kuu lõpus välja, ma arvan. Või siis järgmise kuu alguses. Just. Ja siis küsiti ka meiliturunduse grupi linki, et see ongi tegelikult Facebookis meiliturunduse grupp, aga ma panen siia kohe selle lingi ka. Seal samamoodi me jagame kogu infot, mis meil käib.
Ja seal võib julgelt küsida kõiki küsimusi, tulge küsige kõiki küsimusi meediaturunduse kohta üldse ja kuidas, ma ei tea, Facebookis reklaamida, kuidas kontakte koguda. Ja mida rohkem küsite, seda rohkem saame vastata ja teile kasulikud olla. Nii et tulge sinna gruppi ja olge hästi aktiivsed ja küsige küsimusi. Siis saate nii meie käest nõu küsida, kui seal on vist hetkel paar tuhat teist inimest veel, kelle käest siis oma kogemusi küsida. Tulge õiget jagama kogemusi. Just. Nii, aga me oleme nüüd üle aja läinud kõvasti, et aitäh, et vastu pidasite ja kohtume teiega järgmine uuesti, räägime järgmisest teemast juba ning küsimusi ootame siis nii gruppi kui siia video alla ja kui on väga spetsiifiline küsimus Smile'i kohta, siis võite ka alati meie klienditoe poole pöörduda. Nii, aitäh teile ja kohtume järgmine kord. Nägemist!